nii et Jake Langi juhitud suur islamivastane üritus, mis tõi sadu mootorrattureid Dearborni, Michigani, on toimunud ja see oli pehmelt öeldes dramaatiline. Ma mõtlen, vaadake juba seda kaadrit alustuseks. See on tõeliselt võimas vaatepilt. Võimas vaatepilt. Võimas, pingeline vaatepilt. Tegelikult, ma ei tea, kas on Dearbornist, Michiganist, aga seda postitati justkui näitena sellest, mis toimub. Ja see muusika on vastik ning mulle see ei meeldi, aga võib öelda, et sellel üritusel läksid asjad natuke hulluks. Ja taas selle ürituse mõte oli võidelda islamiseerumise vastu. Seda juhtis vastuoluline Jake Lang. Ma ei tea vastuoluline, sest ma ei ole sugugi tema tegutsemisviisi ega tema vastuoluliste sammude fänn. Ta on selline mees, kellele meeldib teha asju, mis tekitavad palju kära ja segadust. Aga see, mida ta üritab teha, on tõestada, et sa ei saa lihtsalt islami ülevõtmist linnas läbi viia ja et kristlased tulevad tagasi ja kaitsevad seda. Patriootlikud ameeriklased ei tule tagasi ega hakka seda kaitsma. Ja ma arvan, et ta tõestas seda. Ma mõtlen, lähme lihtsalt detailidesse, mis juhtus. Nii et... Nii et siin on sul sadu inimesi, nagu näha sellel vastu meeleavaldusel. Ja nad ei tee midagi eriti vägivaldselt, nad lihtsalt hüüavad USA, nagu vanad head patrioodid ikka teevad. Nüüd, ma ei hakka teesklema, et see üritus jäi kõige kenamaks ja armsamaks kristlikuks ürituseks läbi aegade. Ei, asjad läksid veidi karmiks ja tormiliseks, aga jällegi selle mõte oli meelde tuletada islamistidele, et nad ei saa lihtsalt üle võtta. Ma mõtlen, see on selline... Oota, me jõuame selle videoni kohe. Aga miks see toimub? Neile, kes ei ole kursis Dearborni, Michigani ülevõtmisega, ma mõtlen, vaadake seda korraks, eks. Tere tulemast Dearborni iga-aastasele õigluse marsile. See marss mälestab imam Husseini alayhissalam vankumatut pühendumust õiglusele. Muide, see on Dearborni, Michigani linnapea. Okay? Nagu ühe Ameerika linnapea, kes postitab araabia keeles ja räägib sellest marsist, eks. Selles seisukohas, mille ta võttis üle 14 sajandi tagasi, seistes vastu rõhumisel. Ja see on pühendumus, mida me uuendame iga päev, igal aastal. Sellel õigluse marsil, mille üle meil on nii suur uhkus, et saame seda korraldada Dearborni linnas. Mina olen Alba bin Dearbornist. Ma ei tea, aga kui sa minult küsiksid ja kui sa küsiksid, kas see võiks juhtuda mõnes Ameerika linnas, siis ma ütleksin, et see pole lihtsalt võimalik. See pole lihtsalt võimalik, et see on Ameerikas. Nagu lihtsalt pole võimalik, et Ameerika linnapea kirjutab oma postitusi araabia keeles. See on lihtsalt araabia keeles, see pole lihtsalt võimalik. Ja see pole lihtsalt võimalik, et see on täiesti normaalne ja kõik on õnnelikud. See lihtsalt hämmastab mind. See hämmastab mind iga kord, kui me räägime Dearbornist, Michiganis, kui hull see on, et see on päriselt olemas. Päriselt toimub asi Ameerikas. Jällegi pidage meeles, et selle kontekstiks on massiivne protest, mida me kohe vaatame, aga lihtsalt selleks, et luua taust, millest me räägime Dearbornis, Michiganis, sest te kuulete sellest palju. Facebooki lehel, kui me läheme postituse juurde ja kerime alla ning vajutame vaata rohkem, siis näete, et kogu postitus on pärast inglise keelt araabia keeles, mis on väga huvitav, sest me oleme Ameerikas. See peaks olema ainult inglise keeles. Kui me vaatame veel tema postitusi, näete jälle, et need on araabia keeles. Ma mõtlen, kas te kujutate ette, kui juudid postitaksid, näiteks kui linnapea oleks juut. Mitte, et see praegu juhtuks, aga kui juudi linnapea postitaks heebrea keeles. Kujutage ette, milline paanika tekiks. Mitte, et see oleks sama. See ei ole nii, et juudid päriselt üritaksid Ameerikat üle võtta. Nad püüavad panustada ja olla osa sellest, aga mis seal ikka? Postituse, mille ta teeb, tõlgib ta araabia keelde või tema jaoks on see ilmselt emakeel. Kiil. Aga igal juhul on väga kummaline näha, et Michigani osariigis asuva Ameerika linna linnapea teeb kõik oma postitused araabia keeles. Ja ta ei tee mitte ainult oma postitusi araabia keeles, vaid lisab alati ka moslemi subtiitrid oma postitustele. Nii et igaüks, keda sa seal all näed, nii et igaüks, kes on moslem, saab aru. Ma mõtlen, see on hullumeelne. Ja muidugi ta meelitab islamiusulisi valijaid, aga nagu me ütlesime, me pidime rääkima üritusest. See ongi see materjal, mis levis ja pani inimesed tõeliselt muretsema selle üle, mis toimus. Kõik mootorrattaklubid ja kõik mootorrattaklubide presidendid. See on kõigile mootorratturitele. Me vajame teid, et te liituksite meie ristisõjaga Dearbornis, Michiganis. White Rabbit tahab näha, kuidas mootorrataste mürin laskub Dearborni, Michiganisse. 18. augustil kell 18:00. Toetades mind ja Jake Langi koos pastor Lorenzoga. Mõtlen see, et nad nimetavad seda ristisõjaks, annab sulle natuke aimu, miks inimesed selle ürituse pärast veidi närvis olid. Nüüd ristisõdijad peame laskuma Dearborni, Michiganisse, et kaitsta Jake Langi ja teisi ristisõdijaid, et näidata islamile, te ei võta meie riiki jõuga. Korista nüüd, sest lõikus on küps, ütleb issand. Just nii. White Rabbit kutsub kõiki mootorrattureid ja kõiki motoklubide presidente. Okei, ma mõtlen, et see on üsna selge ja päris hirmutaveks. Vaatame siis, mida Jake Lang sellel üritusel ütleb. Kõik moslemid Dearbornis, Michiganis, tulge täna ristimisele ja päästke end Muhamedi saatanliku pedofiilide religiooni eest.
Jeesus Kristus tahab teid koju tuua ja anda teile armu, mida te ei saa ise teenida. Saage täna ristitud mu vennad. Henry Fordi raamatukogus kell 18:00. Pakume teile suurepärase seaprae ja ristimistseremoonia, kummardades Dearborni kuningat Naatsareti Jeesus Kristust. Jumal õnnistagu Ameerikat. Vabadus ei tule tasuta kätte. Tõuske püsti, ristisõdijad! Okei, näete, sellepärast mulle see tüüp ei meeldi, sest see on lihtsalt klikkide püüdmiseks, eks? Kutsuda islamiste tulema ristimisele seaprae festivalil. No tõesti, ausõna. Ja nimetada end ristisõdijateks ning kõiki teisi ka ristisõdijateks. Lihtsalt meeldetuletuseks, ristisõdijad olid väga vägivaldsed. Kes olid ristisõdijadeks? Loe seda. Ristisõdijad olid Lääne-Euroopa kristlastest sõdurid ja rüütlid, kes võitlesid sõjalistes kampaaniates, mida tuntakse ristisõdadena kuni aastani 2091. Nad kandsid oma riietel riste kui oma ususümbolit ning reisisid Lähis-Idasse, et võtta Jeruusalemm ja Püha Maa islami valitsejatelt üle. Olgu. Igatahes nad võitlesid küll usuliste veendumuste nimel, aga nad olid ka üsna ohtlikud ja hirmuäratavad. Ja kui sa näed sellist sisu ja taolist sisu ning siis näed, mis toimub, siis on arusaadav, et inimesed ei ole selle üle eriti õnnelikud. Okei, nii et mees täies taktikalises varustuses võetakse maha Dearborni, Michigani protestil pärast seda, kui ta suunas vintpüssi. Politseinikud ümbritsevad teda. Tema nägu on kaetud rohelise salliga, seljas on kamuflaažvest ja kogu varustus siis võetakse relv otse tema käest, pannakse talle käerauad ja topitakse ta politseiauto tagaistmele, samal ajal kui rahvas vaatab. Ja nüüd on meeleavaldajad ja vastuprotestijad juba raamatukogu ees tulises vastasseisus. Üks vale liigutus ja see oleks võinud lõppeda surmaga. Muide, Mario Nafal on keegi, kelle suhtes peaksite kõik väga ettevaatlikud olema. Tema allikad ei ole selged, aga siin on näiteks palju kaadreid sellest, kuidas seda meest arreteeritakse ja inimesed lähevad selle peale endast välja. Jällegi, ma arvan, et kui sa suunad kellelegi vintpüssi, siis jah, siin tulekski protestil arreteerida. Mis mõttes, kas sa oled hull? See on ohtlik ja see on probleem. Ja ma ei ütle, et issand jumal, vaadake, kui rassistlikud nad on. Ja jällegi, need inimesed taga, kes karjuvad USA, ei ole haritud. Arva ära, kelle loomulik advokaat tappis numbri. USA! Vägivaldne inimrühm ei jäta lihtsalt head muljet. Ja taas, märulipolitseinikud täisvarustuses, kiivrid, kilbid, nuiad, tormavad välja ja sööstavad otse edasi liikuvasse islamivastasesse rahvahulka Henry Fordi raamatukogu juures Dearbornis. Miks? Sest kavandatud islamivastane protest muutus pingeliseks. Nagu võite ette kujutada, on need inimesed, kes tulevad Dearborni islamiseerumise vastu võitlema, vihased ja üles ärritatud. Ja Jake ei aita sellele just eriti kaasa, ma ei ütleks. Nii et olukord muutub vägivaldseks ja see ei ole hea. Ma mõtlen, et mind see eriti ei üllata, sest keegi ei saaks vaadata seda videot ja mõelda, et see peaks olema tõeliselt rahumeelne, tore ja imeline üritus, kus lihtsalt seistakse kristlike väärtuste eest. Ei, see on tahtlikult vaenulik üritus. Jällegi, ma olen üks neist inimestest, kes ütleks teile, et ma ei ole rahul sellega, mis Dearbornis, Michiganis toimub, aga ma ei ole veendunud, et see on õige vastus. Ma lihtsalt ei ole. Võib-olla on see nii. Mul on hea meel, kui mind kommentaarides ümber veendakse, andke teada, aga see on just selline asi, mis tekitab hirmu ja hirmutamist. Jällegi, võib-olla on see ainus viis tõsise ohuga toime tulla. Ma olen avatud, veenge mind kommentaarides, ma tahan kuulda teie mõtteid selle kohta, aga samas nagu midagi selles, et nimetada neid ristisõdijateks, tuled vintpüsside ja tohutu hulga mootorratturite relvadega, et hirmutada ja tekitada hirmu, nagu tekitada hirmu ja kasu saada, teha sellest nagu reklaamitrikk. See lihtsalt ei ole see, mida mina pooldan. Ma usun, et seda tuleks seaduslikult peatada ja mošeed sulgeda ning integreerimist jõustada ja nii edasi. Teate küll, kõik need asjad. Ma arvan, et see on suurepärane. Ma ei ole kindel, et ma pooldan täielikku ristisõda. Ma mõtlen, vaata seda... Sellest videost nähtavalt on need nagu pro-islamistlikud meeleavaldajad, kes taas, ma tahan kõigile meelde tuletada, vaadake, ma räägin Jake Langi teemal, sest mulle see eriti ei meeldi, aga see ei tähenda, et ma oleksin nende tüüpidega rahul. Ma arvan, et need tüübid on umbes 10 korda jälgimad. Ja tegelikult arvan ma, et on midagi üsna austusväärset nende inimeste puhul, kes on valmis ütlema, et nad tulevad oma usku kaitsma ja ei ole valmis taganema. Me oleme siin Ameerikat kaitsmas. Ja legislamistid tulevad võimu võtma ja vaadake neid, nad on hirmutavad. Te kõik teate minu arvamust selles osas. Ilmselgelt on neil Palestiina lipp. Miks on vaja Palestiina lippu? Aga see on ju Ameerika. See on nagu pro-Ameerika rühmad. Inimesed, kes on islamistide vastu. Ja nad on hirmutavad. Need inimesed on hirmutavad. Ma ei ole selle fänn, see on hirmutav grupp ja nad karjuvad Allahu Akbar. Tead mis, kui ma seda kaadrit vaatan, võib-olla ma eksin, võib-olla ongi vaja mingit ristisõjalaadset vastust. Võib-olla ongi vaja midagi tõeliselt jõulist, sest kui 1000 inimesed karjuvad tänaval Allahu Akbar, siis see ei tee mind õnnelikuks. Ma arvan, et see on väga probleemne.
Akbar. Ma mõtlen, ilmselt nad püüavadki hirmutada ja lihtsalt vägivalda tekitada ning kõiki ehmatada. See ongi see, mida nad teevad. Miks siis ei peaks sellele samaga vastama? Ma olen selles osas natuke kahevahel, sest päeva lõpuks tahan ma olla parem osapool. Aga kui sa puutud kokku kurjusega, siis kuidas peaks sellele vastama? Ma ei tea, võib-olla natuke kurjusega. Mitte, et ma oleksin... Ma ei ole kindel. Ma mõtlen, vaata neid proteste. Nii et see tundub nagu täielik kaos. Ma mõtlen, see ongi, see on otseses mõttes kaos. Siin on Jake Lang. See on täiesti hullumeelne. See juhtub sellepärast, et nad arreteerisid islami pooldaja, kellel oli tulirelv. See on hullumeelne. Oota, üks hetk, kas see video, mida me vaatasime sellest mehest, kes arreteeriti? Ei, ma arvan, et oli Ameerika poolel. Nagu islami pooldaja, kellel on tulirelv. See on hullumeelne. Muide, umbes 55% Dearborni, Michigani elanikest on moslemid. Vaata seda sisu. Jah, see näeb üsna kaootiline välja, ma arvan, et see on hea viis seda kirjeldada. Ja lõpetuseks siin on Jake Lang ja tema mõtted toimuvast. Kuulame seda. Nii et kas paned need maha või sind eemaldatakse? Sul on 1 sekund ja sind eemaldatakse. Mida sa tahad teha? Pane need maha või sind eemaldatakse. Siin pole raamatuid ega muid esemeid. Need on nõukogu reeglid. Nii et ta ilmus siia nõukogu koosolekule. Hei, lähme! 3 aastat järjest on Inglismaal vastsündinute seas kõige populaarsem nimi Muhammad. Ütle mulle, et valgete kristlaste kallale ei tungita. Kuidas sa saad meile näkku valetada oma takiaga? See on sissetung igal rindel. Meie inimesi tõrjutakse töökohtadelt välja. Meid tõrjutakse linnavolikogudest välja. See takia, moslemite enesega rahul olev nägu tuleb neilt inimestelt maha pühkida. Need inimesed tahavad meid hävitada. Need inimesed tahavad meist rohkem sigida. Moslemid ei ole siia tulnud selleks, et assimileeruda. Nad on siia tulnud selle maa rikkust varastama, meie naisi vägistama. Aga kuidas on nende 250 000 Inglismaa naisega, keda vägistasid Pakistani moslemid ja kes said ärkleva demokraatliku režiimi käest vaid kerge noomituse? Vaata, ma arvan, et ta on vastane, aga ma nõustun sõna-sõnalt kõigega, mida ta ütleb. Ma ei ole kindel, et nõustun tema tegutsemisviisiga, aga sa ei saa eitada, et tema väidetes on tõde. Ja võib-olla ongi vaja kedagi sellist, kellel on maenulik hoiak, et vastu hakata, sest siiani ei tundu miski muu tegelikult toimivat. Moslemeid kasutavad demokraadid selleks, et juurutada Ameerikas sotsialismi. Me teame seda. Vaata kõiki oma juhtivaid moslemi juhte. Nad kõik lipitsevad homoseksuaalsuse, transagenda ja sotsialismi ees. Te olete võlts moslemid. Te lihtsalt kasutate demokraate, neid ärklevaid, liberaalseid idioote, New Yorgi naisi, et võimu saada. Ja kui moslemid saavad selles riigis võimu, siis hakkavad nad homoseksuaale katustelt alla viskama, täpselt nagu nad teevad Palestiinas. Te kõik nutate Palestiina pärast. Proovi olla valge kristlasest mees, kes kuulutab Jumala sõna Palestiinas. Arv ära, mis sinuga juhtuda võib. Sama asi, mis juhtus minuga siin Dearbornis, Michiganis. Siin koobitakse kividega surnuks, kui ütled Jeesus Kristuse nime Palestiinas, Afganistanis, Jeemenis, Iraagis. Jeesus Kristus on nendes riikides keelatud ja meie seisame vastu. Ristisõda on alanud. Teie aeg selles riigis hakkab otsa saama. Aeg Detroiti mustanahalistel kristlastelt, ameeriklastelt parastada on läbi. Läbi. See on läbi. Moslemid, minge koju, enne kui me teid koju saadame. Meil on kruiisilaevad, meil on lennukid, meil on rongid ja me saadame kõik araablased nendega välja. Te peate koju minema, me ei taha teid siia. Meie asuta isad andsid selle maa oma järeltulijatele, valgetele kristlastele ja nad tõid endaga kaasa oma mustanahalised sõbrad. Ja nüüd oleme siin, et Ameerika tagasi võtta mustanahalistele, valgetele ja hispaanlastele. Me ei luba neil 3. maailma tõpratel meist jõuga üle sõita ilma võitluseta. Kristuse ihu on üks. Kui sa oled Kristuses, oled sa minu vend. Kui sa seisad islami vastu, oled sa minu vend. Kui oled valmis püsti tõusma ja selle maa tagasi võtma, oled sa minu vend.
liitu ristisõdadega ja kõrvalda see rüve meie riigist. Meie tahe saab teoks, verega või higiga, meie tahe saab teoks. Sinu aeg on läbi saanud. See on sinu kristlik maa, Kristus on kuningas. Olgu, seal see ongi, sellepärast inimesed teda eriti ei armasta, aga samas on tal siin mõnes asjas iva ja just sellega inimesed maadlevadki. Kas sa toetad sellist asja, kas sa ei toeta sellist asja, oled sa selle poolt, oled sa selle vastu, kas sa vajad seda, kas sa ei vaja seda. See on segadust tekitav, sest see on natuke hirmutav, aga samal ajal kuulad teda ja mõtled, oota nüüd, selles on mingi tõeterad sees. Mulle meeldib see, et Ameerika ja Euroopa on riigid, mis on võimaldanud paljudel inimestel siin elada, aga sa saad lubada erinevat tüüpi inimesi ja tähistada erinevaid kultuure ainult siis, kui kõik tahavad integreeruda Ameerika väärtustesse. Ja kui neid see ei huvita, siis on see tõsine probleem. Ja ma arvan, et islamistid on selles osas näidanud väga selget suunda ja seisukohta. Nii et ma arvan, aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.